Mina olen filmiklubis olnud natuke üle aasta aja. 1 aasta. 2 aastat. 2 aastat. 3 aastat. 3 aastat. 3 täisaastat. 3 aastat. Aastast 2022. 4 aasta. 5 aasta. 5 aastat. 5 aastat. 5 aasta või? 5 aastat. 5 aastat. 6 aasta. 24 aastat, aga tunne on nagu oleks olnud 25 aastat. Mis oli möödunud aastal sinu lemmikvideoprojekt? Minu lemmikvideoprojekt eelmise aasta jooksul oli ilmselt minu enda liikmefilm, sest et seal ma sain kõige rohkem ise nagu panustada ja just nii-öelda enda ideed ellu viia. Ja minu arust oli üliäge, kuidas meil oligi nagu ülipikk võttepäev, see oli mingisugune 9 tundi äkki. Tegelikult on ju näha, et kõik on üli väsinud, keegi ei viitsi seal enam olla. Aga sellel hetkel, kui käis klapp ja öeldi action, siis kõik nagu suutsid ennast kokku võtta ja anda endast maksimumi, mille eest ma olen nagu filmiklubi inimestele väga tänulik. Tipil on, sest video games and stuff ja see oli hästi tore. Pluss ma sain tegelikult intekaid teha ja mulle meeldib inimestega rääkida ja 2024 parklapidu. Ülipall. See oli just kõige ägedam, sest et mõtleks, et see on esimene nii-öelda suurem projekt, kus ma olin ise projektijuht. Läksime siis 3 filmima ja minu arust see oli väga äge kogemus. Ma sain 2 uuele noorele nii-öelda kogemusbaasi rohkem juurde õpetada. Ma arvan, et ma ise õppisin ka mingeid uusi tehnikaid ja asju ja õppisin, et viimasel hetkel ei ole mõtet mingit uut tehnika, mingeid seadmeid ära õppida, et sa tõenäoliselt ei kasuta neid niikuinii. Aga jah, see oli niisugune väga äge projekt. Möödunud aasta jooksul sai valmis lõpuks minu kadunud linda projekt, mis oli minule väga armas ja millega ma nägin väga palju vaeva. Et ma tahaks kindlasti rohkem selliseid asju teha, mul lihtsalt pole olnud aega. Hobiautode kokkutuleks, sest see oli kõige parem video, mis ma üldse teinud olen. Monster Review. On aeg juua õiget jooki. Meil on kokku 26 erinevat Monsteri maitset. Ma ei jaksa enam juua. Kas sa tead, kust tuleb see stereotüüp, et mustanahalist? Saaremaa kasside turvakoduvideo. Mulle meeldis Viikingite Halloweeni filmida. Reklaamide kinosprint. See oli üks esimesi projekte, mis me tegime nagu nii-öelda uued ja vanad koos pääsukestega ja siis see tõi meid natuke rohkem lähemale ja siis hakkasime rohkem suhtlema vahel. Ja sai hästi toredaid asju filmida. Reklaam kinosprindis fetanetamiin, mis oli päris fun. Alati on rõõm kuulda head tagasisidet. Kuidas te ütleksite, et fetanetamiin on parandanud teie tervist? Fetanetamiin, see on meie alternatiiv. Ma arvan, et Mahlapressi reklaamfilm nende halbade reklaamide kinosprindi raames, et suht kõva oli. Eriti Markuse peal lugemine, see mulle väga meeldis. Ma siin eile nagu vaatasin, et siuke novembrikuu ja suht masendav, et eriti ei näe praegu põhjust edasi elada. Tea, mida sul vaja on või? Mahlapressi. Tähendab, et Big Squeeze tehnoloogia või BST, nagu me omakeskis selle kohta ütleme, pressib nii suurtest kui ka väikestest viljadest maksimumkoguse mahla välja. Ja suvepäevad on ikka lahedad. Suvepäevad? Mulle alati meeldib suvepäevad. Top üritus, eriti see, et mitu päeva on vaata. Saab kuhugi minna, chillida, hakata libistama mingit longerat ja siis ongi mitu päeva järjest tore olla. Suvemängud võib päris head, aga kindlasti on midagi paremat. Mulle väga meeldis olla suvemängudel Aftermovie tiimis ja seda nagu selle videoprojektiga tegeleda, siis ma väga palju õppisin just kaameraoperaatori tööst. Mul oli seda kogemust päris vähe enne, aga siis ma sain hästi palju nagu praktiseerida, ringi joosta kaameraga ja see oli väga tore. See oli väga hea kogemus mu jaoks. Mulle endale meeldis olla seal suvemängude mudamaadlusel ülekandeoperaator.
mulle meeldib kõige rohkem see, kuidas FK käib üliõpilaste suvemängudel. Nii need laivid, mis on olnud viimastel aastatel, kui ka lihtsalt need aftermovie'd, et väga suur ports inimesi sinna läheb. Küll aga ma olen käinud suvemängudel palju aastaid ja ma kujutan seda feelingut selle ette. Hoolimata, et ma ise ei ole selles tiimis olnud, ma arvan, et see on üks lahedamaid projekte, mida ma eemalt olen pidevalt nautinud ja need laivid on ka üliägedad, et läksid ja tegid ja said hakkama ja aplaus kõigile, kes on seda teinud. See on eriti kõva, et seda ei tee BFM, vaid põhimõtteliselt ilma ametliku filmihariduseta filmiklubi. Et minu meelest oleks palju loogilisem nii mõelda, et võib-olla peaks seda BFM-i tudengit tegema, aga see, et seda teeb FK, see näitab filmiklubi organisatoorset oskust ja filmikunsti head taset. juuni. Me lugesime, mina ja Kaupo Kõrven lugesime kuskilt ürikutest või kuulsime, et kunagi oli Tehnikaülikoolis filmiklubi ja meil oli mingisugune filmi huvi. Me omavahel seda nagu täpselt ei teadvustanud, aga me olime väga kindlad, et filmiklubi peab olema. Et me ei arutanud, et mida siis teha. Teadsime, et see vana filmiklubi näitas filme ja siis mõtlesin, näitame siis filme. Aga see idee absoluutselt ei toiminud, see toimis väga halvasti, et me otsisime head filmid, panime nad 6. korpusse U06 mängima ja seal oli, ma arvan, et ma ei tea, 10 või 15 inimest, aga polnud pointi. Aga ega me alla ei andnud, et me tegime edasi ja see oli see, et kus muutus varsti võimalikuks ka arvuti taga monteerida. Et siis meil sattus üks tüüp, kes Jürgen oli ta nimi, et temal oli kodus siuke arvuti, millega sai monteerida. Siis me tegime väljasõidu ükskord Jürile, kus ta elas ja siis tema arvutis monteerisime ühte filmi. Ja siis tekkis selline päris tunne ja me ikka tegime nii palju edasi, kui lõpuks tuli rohkem ja palju inimesi. Niimoodi sai minu arvates asi alguse. Algab päev mehed. Üliöö oli üliäge öö TTÜs, kus filmiti ja tehti ülekandeid siis erinevatest organisatsioonidest ja ka ülikoolist väljaspoolt olevatest organisatsioonidest. Minu viimatine videoprojekt, kus ma osalesin, mis oli minu lemmik, oli fanfiction film, kus Helene müüdi One Directionile maha. One Direction? Ema, issand, kõikides boybändis sa suutsid valida One Directioni. Aitäh kingituse eest, aga mina ei tule mitte kuhugi. Each kingdom needs its queen. Retrodisko. Kindlasti retrodisko. Retrodisko. No on mida retrodisko, ma olen biased, ma isa, ma pean ütlema retrodisko. See oli tore näha niisugust, et me ei tee ainult niisugust videoasja, et me ikkagi teeme niisuguseid ägedaid pidusi ja eriti tore oli seal piletimüügis olla ja siis näha, seal oli nagu väga erinevad inimesed tulid platsi, et seal oli hoopis teistest generatsioonidest ja oligi täpselt nagu kellegi ema ja isa ütlesid ja käisid seal ja ütlesid, et neile nagu räigelt meeldib siuksed asjad ja nii äged tudengid teevad siukseid ägedaid pidusi ikka veel. Ja siis non-videoprojekt on enda korraldatud jõuluõhtu ja nüüd viimane aasta oli see nagu kõige nii-öelda uhkem, sest me ei teinud seda kontoris, vaid tegime NRG-s ja see on alati hästi soe tunne tekib, nii et why would I not like it nagu. Mõlemad naiste õhtud, mis meil olid. Ilma vähimagi kahtluseta räägi, millest tahad, nii see tavaline versioon kui ka rulett. Saab kuulda FK inimesi jäppimas kas teemades, mis nende enda jaoks on hästi huvitav või siis jäppimas teemast, millest nad ei tea mitte midagi. Ja see on alati lihtsalt nii naljakas. Nii et jah, see on kindla peale without a doubt minu lemmiküritus. Kindlasti valguskoolitus, sest et seda tegi üks hästi mingi asjalik härra, kes on ise valgustanud ka, ta ütles äkki reporterit või pealtnägijad ja laserit, ühesõnaga neid nagu ta on valgustanud professionaalselt
ja siis tal oli hästi palju valgusteid kaasas ja siis oli täiega tore nagu ise teha seda professionaalset valguse setup'i tudengimajas. Kodupubi ralli oli kõige toredam. LAN oli sitaks kõva, aga see oli kuskil kaugel veebruaris. Mu enda ja Markuse korraldatud matkaratk, mis oli väga edukas. Matkaratk? Ma eksisin seal pool päeva ära, ma liikusin vist 2 korda rohkem kilomeetrit kui keegi teine. Ja ühel hetkel ma lihtsalt ei saanud enam metsast välja, sest nagu Google Maps ütleb minna siit ja siis siit on nagu täpselt läbi järve. Ei jäänud metsa. Sa ei pea kõikides asjadest ülihea olema. Pigem nagu see, et sa oled ühes asjas ülihea, kui nagu mitmes asjas nagu kind of mid. Ma arvan, et filmiklubi on kõige parem lihtsalt filmihuviliste võtmises ja neile õpetamas kõik, mis neil on vaja selleks, et nad saaksid hiljem elus ka neid praktilisi oskusi kasutada, et kui keegi läheb pärast BFM-i või kuskil uudistega tegelema, et siis nad juba natuke teavad kaamera asju ja ma arvan, et õppida seda nii toetava seltskonnaga on lihtsalt nagu filmiklubi speciality, et nagu seda me teeme kõige paremini minu arust, nii et jah. Põhimõtteliselt iga niuke projekt või asi, mis sa teed, tuletab jälle meelde, et see on üliäge meeskond, et üliäge nagu seltskond ja niuke omamoodi perekond, et ja eriti ka kõikjal mujal niukestel sündmustel, võib-olla täpselt see hetk, kui sa pakid asju kokku, kui on edukas sündmus olnud ja siis hakkad vaikselt tehnikat kokku pakkima ja siis võid natuke veel nii-öelda muljetad sellest sündmusest veel teiste inimestega, et see on ikka. Minu suureks inspiratsiooniks on sellised filmihuvilised noored, kellega saaks siis oma teadmised jagada. Võib-olla üldiselt nagu kõik need aastad kuidagi, et ma ei tea, et iga kord on nagu rõõm, kui tuled kontorisse ja näed nagu neid inimesi. Ootan põnevusega, et mis siit nagu saab, et mida uued korraldavad ja mis suunas nad organisatsiooni viivad. Ja ma ootan, et see organisatsioon püsib alles ja õitseb.